Lähedale. No nii, tere ja minu nimi on Liisa. Ja mina olen Petriin. Ning me mõtlesime, et me loeme teile natuke luulet, sest seda me ka teeme, seda me ka kirjutame. Eks ju? Joo. Mul on käes üks kaunis raamat. Sa räägi, ma lehvitan. Põhimõtteliselt me ei ole lihtsalt Liisa ja Petriin, me tuleme ka Kirjanike Liidu noorte. Me oleme erilised. No põhimõtteliselt me mõtlesime, et loeme esiteks luulet ja võib-olla natuke tutvustame ka, et mis asi see on. Eriti tooks esile grafomaania, sest et eelmine aasta ütleme nii, et eelmine tuumik nägi suurt vaeva, palju higi ja pisaraid, et siuke almanahk saaks päevavalgust. Ja meie praegune tuumik, esinduses siis kaks inimest, meid on rohkem muidu, aga tuleb siis uuesti teine osa sellele. Ja kui te kirjutate oma loomingut, siis võite tõesti saata kõik, mis teil on seal sahtlis. Me loeme kõik läbi ja ehk leiab teie luuletus või mingi miniatuur. Jah, et ma tahtsingi öelda, et see ei pea ainult luule olema. Just, ükskõik mis looming tõesti. Vot, aga alusta sina. Alusta mina või? Alusta sina. Pean otsima, sul on lahti juba. Ei ole. Petriin? Okei, Liisa. Nii, mina siis loen väikse miniatuuri, mille ma kirjutasin Veneetsias. Nii, juhu. Mängime kodu Veneetsias. Lähme joome hommikukohvi Roiskvee haisulise kanali ääres. Vaatad mulle silma ja naeratad oma säravvalget naeratust. Kuulda on vaid kai külge seotud paadikeste loksumist vastu kanali seina. Poest ostame järgmiseks hommikuks purgi lahustuvat kohvi ja sinki. Sul vist läks meelest, et ma vegan, aga pole hullu, me ju ainult mängime. Jalutame käsikäes üle silla mööda häälekatest kohalikest. Kajakas karjub eemal tuvide peale. Käib äge võitlus viimasega noolipuru üle. Las näevad olla, see on meie mäng. Õhtu saabudes käime duši all. Vesi voolab nahalt maha nagu see fantaasia hommikul, milles nüüd ja praegu elame. Paneme end viisakalt riidesse ja lähme välja. Joome Aperol spritsi ning sööme pitsat. Selles viimases olen täna natuke pettunud. Kõikjal, kuhu lähme, hõljub õhus suitsuvine. Juba ihkaks ka ise üht proovida. Ei, minu karakter ei suitseta. Kui linna öised valgusmängud on nauditud, lähme koju. Poeme valgete linade vahele ühele äärmiselt ebamugavale madratsile. Hommikul selgub, et me ei ostnud kohvile piima ning mäng ongi mängitud. Seis on 0-0, sest armastuses pole võitjaid, on vaid kaotajad. Aitäh! Mina loen teile ette siis 2 luuletust. Esimesel pealkirja pole, sest ma väga ei kirjuta pealkirju. Need juhtuvad tõesti väga harva. Aga siin see on. Ma kustutaks nii palju sõnu, mille vahelt kahetsust alles hiljem tundma õppisin. Terve mu tuba on neid täis, piinamas mind. Iga sinu pilk ja loetamatud mõtted ikka veel kummitamas mind. Ja järgmiseks on luuletus nimega Mai kelluke. Ma poleks kunagi osanud arvata, et kevadest saab minu lemmik aastaaeg. Pimedad õhtud ja veelgi pimedamad hommikud ehtisid toda südant, kus aeg oli peatunud ja mina kaasa arvatud. Kuid selles jahedas, varjulises pinnas tärkas kord midagi nii tillukest ja ilusat, nii õrna ja magusat. Ta oli mu mai, ta oli mu kevad, osa minust, mis polnud veel ärganud. Aitäh!